Tervist! Marko on teiega ja täna juba 5. korda. Kahjuks on see sellest webinari seeriast viimane, aga siiski on olnud see aeg teiega väga tore ja minu jaoks on need 2 nädalat läinud lausa lennates. Sellises keskkonnas koer õpetada. Tundub loogiline, et väga raske. Et siin on palju tegevust, inimesed, müra, keeruline. Samas siin oleks nagu juba peaaegu. Aga sellises oleks ju lausa suurepärane. Ja kui me hakkame koera õpetama, siis tavaliselt me olemegi sellises rahulikus kohas, kus on neid ärritajaid vähe. Aga me peame väga tähelepanelikult jälgima, kas on seal neid kõrvalisi ärritajaid. Ja see probleem on, nii-öelda esineb tihti, et koer ei võta õpetatud omaks just seetõttu, et koera aju tegeleb hoopis teiste protsessidega. Meie õpetame koera esimese asjana palliga mängima. Õpetame ta täitma käske. Ja käskude puhul alati tasub mõelda, et miks me neid õpetame? Milliseid käske me päriselt elus vajame? Mis on need käsud? Minu meelest on see üsna väike hulk käske, mida koer peab kindlalt täitma oskama. Sellest ma räägin siin tulevastes webinarides, kuidas mina seda asja näen, aga teie võite omas mõttes ka mõelda, et millised on need päriselt vajalikud käsud, mida mu koer peab teadma. Et kas see näiteks seesama, kas see istu, mis on selline nii-öelda peaaegu et esimene käsk, mida kõigile kutsikatele õpetatakse, et kas see on selline käsk, mida te päriselt koera elu jooksul kasutate. Et mis hetkedel siis see on selline oluline. Et võib-olla on mõni teine käsk, mida peaks hoopis hakkama esimesena õpetama, mis on nii-öelda eluliselt hoopis olulisem. Me oleme probleemide ees, meie koer on ärev, meie koer on ebakindel, arg, meie koer võivad olla käitumishäired, ta võib asju närida, mööblit purustada. Keegi ei taha, et koer kuidagi oleks halb, sõnakuulmatu või muul viisil nagu probleemne. Aga kahjuks meie inimestena teeme seda teadmatult. Enamasti juhtub see teadmatult. Sest et uuringud näitavad, et kui meid inimestena ei ole koera elus, siis neid probleeme tegelikult ei esine. Sisuliselt me ärritame koera üles ja see näeb välja, hiljem näeb see välja selline, et isegi kui koer on rahulikult, nii-öelda inimese jaoks, kui koer näiteks lamab ja tundub rahulik, siis niipea kui midagi teha, nii koer on kohe püsti, kohe tegevuses, kohe ärevuses ja seda siis tihti peetaksegi, et koer on saanud liiga vähe tegevust. Enamasti, kui koer on sellises meeleolus, tähendab seda, et koer on saanud liiga palju tegevust. Kui ma lihtsalt ütlen, et nüüd jalutame rahulikult ja see on hästi asi, siis võib-olla te küsin miks, aga ma loodan, et nüüd, kui ma olen sellest natukene rääkinud siia taustaks, siis nüüd see rahulik jalutamine tundub nii-öelda loogilisema asjana või vajalikuma asjana. Normaalses koera tegevuses ei ole üldse sellist aktiivsust, nagu meie inimestena koerale pakume. Tegelikult on nii, et koer näitab ammu enne, kui ta hakkab näiteks hurisema või haukuma, juba mitmeid signaale. Ma tõin siin mõned probleemid välja, õigemini 3 tükki ja natukene räägin siis nendest põhjalikumalt sellest esimesest ehk üleärritusprobleemist. Tegelikult sinna me jõuame küll järgmine webinar, aga 2 järgmisest, milleks on üheks on igavus, mis tihti on inimese interpretatsioon sellest, et ta nii-öelda ka samamoodi on arvamus, et mu koer on ilmselt igav, kuna ma ei ole temaga tegelenud. Aga võib olla hoopis olukord selles, et inimene ei ole osanud oma tegevusi hinnata, kui probleemsed, kui rasked need on koerale tegelikult teha. Täna ma räägin teile sellest, kuidas puuris magamine koera võib mõjutada. Paneme koera puuri ja tundub, et ta seal magab. Et
keeras ennast sinna kerra või viskas külili, kõik on hea ja rahulik. Aga see ei pruugi nii olla. Aga alati tasub see endalt küsida, kas me oleme ikka veendunud, et kas koeral tegelikult ka oli selline igav ja rahulik, just nimelt ma rõhutaksin sõna rahulik periood, kui meid ei olnud. Et tuleme koju, me tunneme, et oi, me ei ole koeraga üldse tegelenud ja nüüd tahame talle anda väga palju seda igasugust aktiivset, et ta saab ennast nii-öelda välja elada, ringi joosta, kõike seda. Aga kui me nüüd mõtleme sellele, et võib-olla oli see näiteks puurisolek raske talle, et oli ärritunud. Või koeral on üksioleku ärevus ja ta oli päeva aeg üksi, majas, korteris, ta ei tundnud ennast seal hästi ja kui tal on selline ärevus, siis ta on terve selle aja, mil teid ei ole ärevusseisundis. Mismoodi tal tekib selline kontrollimatu jala liikumine ja ta tunneb vajadust seda jalga hammustada. Ja sellel taustal inimene, kes filmib, see teeb talle õudselt nalja ja hästi lõbus ja nagu näete ka pealkirjas siis, et umbes, et kui ta ei saa ise ennast usaldada, et siis on nagu, et see on kuidagi väga naljakas, kui koer hammustab ise enda jalga. Et koeral on tegelikult suur probleem. Tal on tõeline probleem, millega ta vajab tegelikult abi, aga tõenäoliselt omanikul tegi see palju nalja ja ta ei oskagi hinnata, et reaalselt tuleks seda koera aidata, see probleem, et ta ise enda jalga hammustab, et seda on vaja lahendada. Kui teeks seda, et annamegi ikkagi koerale võimaluse valida, käituda teistmoodi. Ehk siis meie inimestena lõpetame ära sellised tegevused, mis kutsuvad seda probleemkäitumist esile ja õpetame ka koerale, kuidas ta saab käituda siis teistmoodi. Sest nagu me siin varasemate seminaris oleme seda rääkinud, siis koer ei oska algselt teistmoodi käituda, kuna ta on õppinud selle ühe käitumise ära, ehk siis tihtipeale selle haukumise, urisemise, peale hüppamise, sellise käitumismustri ja ta ei tea teistsugust. Aga kui me inimestena selle võimaluse anname, siis minu meelest see on üks väga ja väga hea lahendus, mis ka toimib tegelikult kogu koera elu. Koer on sisemiselt niivõrd ärevuses, et niipea kui väikenegi lisastressor kuskil on, nii ta käivitub. Sest et kui koer on normaalses rahulikus seisundis, siis seda ei ärrita, kui koer möödub 5 meetri kauguselt või mingid muud olukorrad, kui ta on nendega harjunud, ta on rahulik, enesekindel, siis ei ole probleem. Ja tema koer oli juba enne nii üles ärritunud, et niipea kui ta nägi ühte koera veel siin tühja platsi peal, siis see oli tema jaoks liig, mis liig. Ja ta jäigi haukuma. Ehk siis pealt näha tühjast kohast, lihtsalt haukus, aga samas, kuna ma teadsin seda tausta, ma olin seal samas nii-öelda üritusel, siis ma mõistsin seda koera, et tal lihtsalt on niivõrd raske olla. Ja seda probleemi, seda küsimust, sellist haukumist ei olegi võimalik niisama lihtsalt, ehk siis sel hetkel ära lahendada, kui see koer haukuma hakkas juba. Et tegelikult me peame selle probleemiga tegelema enne. Ehk siis jälgima neid koera signaale, mida me oleme õppinud, mida ta teeb juba enne, kui ta on mingites muudes olukordades, kui stressi ta läheb seal. Ja nüüd on lihtsalt tegemist tagajärjega. Või klassikaline olukord, erinevate asjade alla neelamine. Samamoodi, kui koer sellise tegevusega nii-öelda tegeleb, kindlasti tuleb hakata jälgima, mis on koera probleem, mis teda vaevab, mis on need minu kui inimese käitumised, mida ma teen koeraga, et ta peaks sööma kive selle stressi vähendamiseks. Et kindlasti tasub siis samamoodi hakata mõtlema, et äkki on asi selles, mida ma koeraga teen. Ehk siis see õpivõime langeb ja
ja sellisel juhul me rakendame seda klassikalist meetodit, et me vaatame, et koeral pole tähelepanu hajus ja me üritame teda saavutada seda tähelepanu uuesti tagasi, ärritame veel rohkem teda, kas siis mänguasjade mingite muu tegevusega, et saavutada seda kontakti, aga reaalsuses meil see tegelikult ei õnnestu. Õigemini koer ei ole õppimisvõimelisem sellest, vaid vastupidi. Ehk siis me pidevalt ilma enese teadmata võime seda stressitaset kogu aeg koeral tõsta läbi nende tegevuste ja lõpuks viiagi ta kroonilisse stressi. Ehk siis sama näide, mis ma ennem tõin, et me näljutame koera selleks, et hiljem teha paremini trenni. Aga tegelikult me ei tee seda trenni paremini, vaid koer on näljane, ta tahab süüa, ta üritab ikka teha kõigest hingest siis muidugi, aga koera vaimsest olukorda see kuidagi ei muuda paremaks, vaid me tõstame tema stressitaset veelgi. Algus sellega, et ma ei anna talle süüa ja hiljem sellega, et me teeme temaga väga ärevaid tegevusi. Et me ei pea inimestena sellisel viisil käituma. Et siin tegelikult ei ole muid variante, kui me tahame selle probleemi ära lahendada igaveseks ja nii-öelda sellise meetodiga, mis on tõesti toimiv. Ehk siis me võtame maha need stressorid ja anname koerale siis võimaluse uutmoodi käituda. Me takistame koeral tema loomuliku käitumise järgimist ja üritame neid stimuleerida inimese viisil, ehk siis me stimuleerime neid tihtipeale üle. Mitte alati, aga tihti kipub see olema just nimelt seetõttu, et me arvame inimestena, et koertel on igav, sest meie jaoks ei ole need huvitavad tegevused, mida me igapäevaselt teeme. Aga koera jaoks tihtipeale on see piisav. Siis teine punkt on kindlasti see, et me takistame koertel seda omavahelist suhtlust, seda normaalset suhtlust, nii et nad näitavad oma märke selliseid, millest nad üksteisest siis aru saavad. Just nimelt sel meetodil, et kas me hoiame neid väga tugevalt rihmas kinni, kaela rihma kaudu hoiame, tõmbame pingule, nad ei saa teha oma kaela, kehaga, ei saa mingisuguseid märke anda, et see on esimene ja teine on see, et kui koerad kohtuvad, siis seal tegelikult, näiteks koerte aed, mis ma see näitel olen tõunud, seal me üritame koeri siis nii-öelda ärgitada, jooksma ja ennast väsitama, sest me eeldame, et see on see, mida seal vaja teha on. Aga kui me oleme esimesed 4 webinari nüüd läbinud, siis tegelikult me teame, et võib-olla see ei olegi kõige parem mõte, mida seal koeraaias muidugi teha. Ja kindlasti tasub teil meeles pidada seda, et kodukoer on tegelikult meie tavalise elutegevuse tulemusena ja nende tegevustega, mida me temaga teeme, rohkem kui 50% ajast ärritunud seisundis. Ja just nimelt läbi täiesti meie tavaliste tegevuste. Aga koera jaoks on need tihti ärevad. Pluss muidugi need, mis me teiega nii-öelda spetsiifiliselt nendega teeme, et kõik see läheb sinna hulka. Ja kui meil õnnestub seda ärritunud aega vähendada, siis koera meeleseisund paraneb väga palju. Et kui ma tegin neid ärevaid tegevusi ja üritasin lisada ka neid rahulikke tegevusi, siis tegelikult ma nägin, et see ei ole piisav. Et minu rahulike tegevuste hulk ei ole tasakaalus nende ärevate tegevustega. Ja ma hakkasin neid ärevaid tegevusi vähendama. Ja mida rohkem ma neid vähendasin, seda rohkem tuli mu koer stressist välja. Aitäh kõigile ja ma loodan, et kohtume ka tulevates webinarides teiega.